Kas Liibanoni tsiviilisikud soovivad rahu Iisraeliga? No uus küsitlus Liibanonis toob selle väga tundliku küsimuse fookusesse ning tulemused näitavad, et riik on sügavalt jagunenud usuliste lõhede järgi. Küsitluse kohaselt toetaksid ülekaalukad enamikud truuse, maroniidikristlasi ja õigeusukristlasi rahulepet Iisraeliga. Samuti väga napp enamus sunniite, kuid šiie vastanute seas on vastuseis peaaegu täielik. Üle 90 lükkab selle idee täielikult tagasi. Tulemused rõhutavad, kui tihedalt on Liibanoni poliitiline ja julgeolekuolukord seotud piirkondlike konfliktidega. Eriti mõjutab seda šiia terrorirühmitus Hezbollah ja laiem Iraani toetatud telg. Isegi kui osa Liibanoni ühiskonnast näib üha enam avatud normaliseerimise ideele. Meiega liitub nüüd Mariam Younes, ta on Iisraeli-Liibanoni rahu eestkõneleja. Mida arvate, mida need numbrid meile räägivad suhtumise muutumisest või muutumatusest Iisraeli suhtes Liibanonis? Kas arvate, et need peegeldavad tegelikku olukorda kohapeal? Jah, muidugi. Me tegelikult ootasime selliseid numbreid, sest ilmselgelt on kristlased ja truusid varem Iisraeliga koostööd teinud. Nii et ilmselgelt ei ole soov rahu sõlmida Iisraeliga nende mõtteviisist kaugel, isegi kui truusid on aastate jooksul olnud väga tugevalt panarabistlikud. Ma arvan, et mingil hetkel, kui nad nägid olukorda Suidas ja kuidas Iisrael tuli appi, siis see mõjutas nende mõtteviisi, et Iisrael on vähemuste kaitsja ja nii edasi. Samuti on olemas hirm äärmusluse, näiteks islamistliku äärmusluse ees, isegi truuside seas. Kristlased on ilmselgelt varem Iisraeliga koostööd teinud. Nad tahavad rahu, nad tahavad jõukust. Sunnid me näeme pärast Abrahami kokkuleppeid, et nad joondavad end laiema sunniitliku enamuse järgi. Ilmselgelt Saudi Araabia ja teiste sarnaste riikide järgi. Aga nad on samuti väga tugevalt Iraani ja Hezbollah vastu. Seega on täiesti loogiline, et nad on pooleks, sest ilmselgelt enamik neist ei suuda või paljud neist ei suuda ikka veel loobuda mõttest, et Iisrael on ikkagi okupatsioonivõim ja nii edasi. Šiiade jaoks tähendab rahu sõlmimine Iisraeliga ilmselgelt kaotust. See tähendab justkui tunnistamist, et Hezbollah on kaotanud ja rahu sõlmimine Iisraeliga ei kuulu nende ideoloogia juurde. Nii et jah, need numbrid näitavad sõna otseses mõttes Liibanoni elanikkonna keerukust. Õige, mind huvitab kuulda sinu vaatenurka. Kas sa arvad, et on realistlik võimalus rahuks Iisraeliga, arvestades seda tohutut vastuseisu, mida me näeme šiia kogukondade seas? Ja täpselt see, mida sa ütlesid, see üldine arusaam, et Iisrael on okupatsioonivõim väljaspool seda suuremat pilti, mis puudutab probleeme Hezbollaga. Jah, 100%. Vaata, me pole kunagi varem näinud nii tugevat vastuseisu, mitte ainult Hezbollah'le, vaid ka sellele ideele, et Iisrael on ainus, küll kurjuse kehastus Lähis-Idas. Ja inimesed, eriti noorem põlvkond, küsivad, miks Liibanon peaks jätkuvalt maksma selle konflikti, Lähis-Ida konfliktide hinda. Miks meie peaksime olema see riik, kes liigub kriisist kriisi? Majanduslikult, sotsiaalselt, poliitiliselt ja nii edasi. On hääli, mis ütlevad, et asi ei ole Iisraeli armastamises või rahu soovimises Iisraeliga, vaid pigem ollakse Hezbollah ja Iraani vastu ning tahetakse olla lähemal USA-le. Aga me näeme ka, et valitsus tegutseb endiselt ja liigub järjest lähemale USA-le. Ja loodetavasti jätkab USA oma toetust, et mingisugusele kokkuleppele jõuda. Aga me kõik võime nõustuda, et ilma Hezbollaha relvitustamiseta ei saa meil olla tõelist rahu. Õige. Nüüd, Mariam, ma tahan sinult küsida just ühe kogemuse kohta, mis sul hiljuti oli. Sind kutsuti tegelikult esinema Liibanoni televisioonis. See on ilmselgelt midagi, mis on tänapäeval Liibanonis endiselt ebaseaduslik. Tead ju, Iisraeli kodanike kutsumine esinema Liibanoni televisioonis. Räägi meile veidi, miks sa arvad, et see just praegu juhtus ja milline see kogemus oli nende inimestega suhtlemisel, kes sind intervjueerisid ning miks sa arvad, et nad olid valmis sind saatesse kutsuma? Kõigepealt ütlen, et see on kindlasti osa praegu Liibanonis toimuvast liikumisest, mis murrab tabusid ja avab juhtumeid, mis olid aastaid suletud.
ja see näitab lihtsalt, kuidas avalik arvamus toimib ja kui nõrk Hezbollah on. Selleks, et need ajakirjanikud varem kartsid nad isegi midagi öelda, mida Hezbollah ei kiidaks heaks, sest neid oleks sõna otseses mõttes kõrvaldatud. Teate küll, Hezbollah oleks nad õhku lasknud. Nii et seda nähes on näha, kui meeleheitel on Liibanoni rahvas, et murda tabusid, tuua uusi hääli ja loomulikult tuua meie lugu, Lõuna-Liibanoni armee lugu esile. Sest praegu toimub Liibanonis seaduse muutmine või uue seaduse loomine, mis lubaks meil Liibanoni tagasi minna. Või tegelikult see seadus võimaldab, et meid ei nimetataks enam reeturiteks mingil moel. Nii et see kõik ilmselgelt räägib rahust. Meie siin Liibanoni aktivistid, kes toovad selle juhtumi esile ja räägivad sellest. Ja tead, loome videoid ja oleme oma juhtumi suhtes väga aktiivsed. Ma arvan, et just see andis julgust nendele imelistele ajakirjanikele, kes tahavad taas murda tabusid ja tuua need juhtumid esile. Ja sellega ütlevad nad, et meie põhiküsimus ja peamised mured Liibanonis peaksid olema Liibanoni enda omad. Me peaksime tegelema Liibanoni probleemidega, mitte Palestiina või Iraani probleemidega või asjadega, mis ei puuduta Liibanoni rahvast. Absoluutselt. Tead, ma tahaksin sind väga tänada, et meiega liitusid, Mariam. Nagu alati on tõesti väga huvitav kuulda sinu vaatenurka kõige selle kohta.